Viimase paari nädala jooksul ei saa üheski vestluses üle ega ümber elektrist ja selle hinnast. Ja tekibki küsimus, et kas me peamegi nüüd harjuma sellega, et kõrged ja utoopilised elektriarved on meie igatalvine uus reaalsus. Kõige suurem väljakutse, mida ma lavalt ütlesin, on ka see, et energiatootmisvõimsus ei jätku ja suurema tarbimisega, nagu täna on külmal perioodil, me oleme energiapuuduses ja peame seda importima väljapoolt. See tähendab hindade tõusu, see tähendab kõiki sellega kaasnevat. Teistpidi on suur probleem on see, et miks me siis oleme energiadefitsiidis, on see, et tänane hinnastamise poliitika, tänane investeerimiskeskkond ei anna pikaajalisi signaale, et uusi võimsusi luuakse, et see on siis järgmine väljakutse. Potentsiaalsetel investoritel puudub Eestis investeerimiskindlus ja sinna hulka lisandub ka teadmine, et vanade reservvõimsusjaamade korrashoidmisse tuleb palju raha investeerida, ent raha neist tagasi ei teeni, sest jaamad töötavad vähesel ajal. Kokku tähendab see kõik seda, et pikaajalist kindlust energiasuunal ei ole. Kuniks uusi võimsusi peale ei tule, on aga tulevik üpris nukker. Pikas vaates ikkagi tuleb meil energiatootmisvaradesse investeerida juurde. Tuleb saavutada see kokkulepe, et me peame aru saama ühiskonnas ka, et energiatootmisvarad, millised nad täna on, tehnoloogilises vaates on valik ju piiratud, siis nad toovad meile odavama elektri hinna. Näeme ka siin seda vastasseisu ühiskonnas tuuleenergia tootjate ja arendajate ja kogukondade vahel, et siin tuleb edasi liikuda. Ja kui me seda ei lahenda, siis meil jäävad volatiilsed kõrged elektrihinnad talvel ja väga odavad elektrihinnad suvel. Kui tootmisvõimsusi ei lisandu neid tootmisvõimsusi, mis elektrienergia hinda alanevad, ehk siis Eestis, Lätis, Leedus tuuleparke, siis paraku on need kõrged elektrienergia hinnad reaalsus. Tõin ka oma ettekandes konkreetse näite, kui jaanuarikuus oleks Eestis 800 megavatti tuuleenergia võimsust rohkem, tõi näitena siis meretuulepargi, siis oleks elektrienergia hind olnud Eestis poole odavam. Meie tarbijad, nii tööstused kui ka majapidamised oleksid säästnud 75 miljonit eurot ja oleksime pidanud importima 75% vähem elektrienergiat. Hinnašoki on jaanuarikuues saanud paljud tarbijad. Samal ajal rõhutatakse, et talv ei ole saanud tulla kellelegi ootamatult ja tarbijad peaksid end paremini hindade ja turu toimimisega kurssi viima. 2 eelneva kõneleja jutust koorub aga välja suund tuuleenergiale. Ja teatavasti ei ole Eestis tuuleenergeetika ärimeestel just kõik see paremini läinud. Seda eriti kohalike vastasseisu tõttu, mis on selles kommunikatsioonis valesti läinud. On tehtud väga palju vigu. Me oleme tegelikult juba aastaga targemaks saanud, mis on inimeste ootused, kuidas tuleks nähtavamaks teha inimeste päris enda kasud, kuidas tulebki minna ukselt uksele, küsida inimeste arvamusi ja proovida leida koos inimestega edasimineku võimalusi. Aga praegu on riik, kohaliku omavalitsuse arendajad proovinud seda liialt kiirustades teha. Selleks on vaja aega, sellest on vaja läbimõeldud protsessi ja väga palju toetajaid, eks me kõik peame koostöös kokku tulema selleks, et tekitada usaldus, et me saame nendes keerulistes teemades edasi minna järjepanu, natukene aeglamas tempos, nii et kõik inimesed, kellele see teema korda läheb, saaksid päriselt kaasa rääkida, saaksid arvamust avaldada ja me jõuaksime ühiskondlike läbirääkimiste teel edasimineku võimalusteni.